see Kristuse kogudus kuulama Jumala sõna. Rõõmustage koos Jeruusalemmaga ja rõõmustage tema pärast kõik, kes teda armastate. Olge väga rõõmsad koos temaga kõik, kes te tema pärast leinasite, sest Issand trööstib Sionit, trööstib kõiki tema varemeid. Ta teeb selle kõrbe otse kui Edeniks ja lagendikud Issanda rohuaia sarnaseks. Seal on lust ja rõõmu, tänulaulu ja pillihäält ja mu keel kõnelgu sinu õiglusest ja kiitku sind päevast päeva. Nõnda ütleb Issand, seepärast vaata meelitama teda, viin ta kõrbe, räägin tema meele järgi. Sest kosutan väsinud hinge ja täidan iga nälginud hinge. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Issandas armastatud õed ja vennad, me oleme täna siia kokku tulnud, et Jumalat tões ja vaimus kummardada, teda kõigi tema heategude eest tänada ja temalt kõike paluda, mida meile ihu ja hinge poolest tarvis läheb. Siis tunnistagem enne seda oma patud temale üheskoos nõnda üteldes. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, mina, vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind, sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija, kibeda kannatamise ja surma pärast, ole sa mulle, patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Issand halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Kõige väeline, igavene Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast kõik meie patud andeks. Annab meile ka armu, et oma elu parandame ja igavese elu võiksime pärida. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukka saama, vaid et igavene elu temal peab olema. Tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja kiitust ja au igavesti.
juhataja, valitse meid oma püha vaimu läbi, et kõiges südames sinu sõna kuuleme ja vastu võtame ja seeläbi pühitsetud saame. Jeesuse Kristuse, sinu poja peale kõik oma lootuse paneme, oma elu sinu sõna järele parandame, kõige pahanduse eest hoiame ja igavesti õndsaks saame. Sellesama sinu poja Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen, aamen. Kuule Kristuse kogudus, Jumala sõna Vanast Testamendist, nii nagu me seda loeme prohvet Aamose raamatust. Vaata, päevad tulevad, ütleb issand Jehova, millal ma saadan maale nälja. Nälja mitte leiva ja janu mitte vee järele, vaid Jehova sõnade kuulmise järele. Siis nad vaaruvad merest mereni ja põhjast itta. Nad uitavad, otsides Jehova sõna, aga nad ei leia. See on Jumala sõna. Ja veel, kuulge Jumala sõna Peetruse esimesest kirjast. Siis pange nüüd maha kõik kurjus ja kõik kavalus ja silmakirjatsus ja kadedus ja kõik keele kandmine. Ning himustage otse kui vastsündinud lapsed vaimset täis piima, et te selle läbi võiksite kasvada õndsuseks. Kui te olete maitsnud, et issand on helde, tulles tema juurde. See on Jumala sõna. Ja kuulge Püha evangeeliumi Johannese järgi 6. peatükist. Kui siis rahva hulk nägi, et seal ei olnud Jeesust ega ta jüngreid, astusid nad paatidesse ning tulid Jeesust otsides Kapernauma. Ja kui nad leidsid ta teiselt poolt järve, ütlesid nad talle: Rabi, millal sa siia said? Jeesus vastas neile: tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei otsi mind mitte seepärast, et te nägite tunnustähti, vaid seepärast, et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Ärge nõutage rooga, mis rikneb, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Mida teile annab inimese poeg, sest teda on Jumal isa pitseriga kinnitanud. Siis nad ütlesid talle: mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid? Jeesus vastab: see ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Siis nad ütlesid talle: mis tunnustähe sina siis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda? Mida sa toime saadad? Meie esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud, ta andis neile leiba süüa taevast. Siis Jeesus ütles neile: tõesti, tõesti, ma ütlen teile,
ei Mooses andnud teile leiba taevast, vaid minu isa annab teile tõelist leiba taevast. Jumala leib on ju see, kes tuleb taevast alla ja annab elu maailmale. Siis nad ütlesid talle, issand, anna meile alati seda leiba. Jeesus ütles neile, mina olen elu leib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. See on püha evangeelium. Kiitos olgu sulle, Kristus. Ja me tunnistame nüüd üheskoos oma püha ristiusku apostliku usutunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõige väärisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.